aega näinud. Jaa, paar kaua aega näinud, nädal aega. Nädal aega õigesti. Väga kaua möödas. Või 2 nädalat siis, kui me tegelikult 2 nädalat siis ikka, kui me postitame selle. Jaa. Et endal ka natuke lihtsam vaatama. Jaa. Aga see, miks ma sult selle heli kohta küsin, oli see, et üks vana kirjutas meile sinna story alla, et tal jäi heli kuidagi vaikseks. Aga lihtsalt meil on vaata see, et ma lihtsalt seletan ära, et kui teil jääb heli vaikseks, siis nagu meie ei saa selle peale mitte midagi teha, sellepärast et meil on need mikrid niigi lähedal. Ja kui me hakkame veel valjemini rääkima, siis nagu see lõpuks hakkab lihtsalt üle kostma ja see nagu mikker hakkab hullu panema. Et nagu meil on endal mõttekam, ma ei tea, äkki panete kõrvakad pähe või midagi, aga lihtsalt meil endal ei ole võimalik midagi hetkel teha sellega. Okei, editimise ajal me saaks nagu veits üles keerata me saame seda panna nagu valjemaks, aga muud rohkem me ei saa teha, sest et kui me hakkamegi valjemini rääkima, siis see tõmbab nagu kõik siin kokku oma vahel. Et lihtsalt nagu siis teate arvestada, et meie ei saa hetkel midagi väga sellega teha. Aga mis sa teinud oled üldse vahepeal? Mina olen õppinud eksamiteks. Ma olen 12. klass ikkagi. Ja meil siin käisin rakendusbioloogiaga valikainega, käisin haiglas. Ma eks seal kokku pannud peaaegu. Mul oli niimoodi, et me läksime, oligi nagu laborikülastus oli, siis me läksime sinna osakonda vaata, kus nagu võeti verd. Ja siis ta rääkis mingi, tädi rääkis seal nendest mingi vereasjadest edasi. Järgi moment tunned, ülinõrk on olla. Ja siis kükitan maha ja siis see nagu, tädi vaatas ka mulle poole, et korras kõik ikka või. Ja siis ma tõusin püsti ja siis mul läks nagu silme eest läks täiesti kirjuks. Ma nagu ütlesin ka Evele, et õpetajale, ütlesin, et kuule, et mul nagu pea käib jumala ringi. Ja siis järgi moment, kui ta võttis mult nagu käes kinni, et mind toetada, siis ma kukkusin pikali maha. Ja siis seda juhtus täitsa mitu korda ja siis seal olid kõik arstid nagu, et kas sul on kõik korras, kas sa tahad istuda? Aga jah, aga muidu nagu, ma siis näitan neile ka, mida kõike ma siin õppisin enne, kui Aliine siia tõi. See on nagu hunnikus pabereid lehti. Mata valemid. Nii tore. Homme on prooviksam. Kõige nõmedam on see, et see prooviksam on enne inka eksamit. See võiks olla enne mata eksamit. Jaa, võiks küll. Sest meil on inka eksam vahel ja siis hakkad inkaks õppima ja siis sa pead jälle mataks kordama. Et see on nagu tsipanõme. Aga jah, mis sa teinud vahepeal? Mis ma teinud olema vahepeal? Käisin Peipsi ääres kala püüdmas. Okei, mitte päris. Aga jah, käisime Mattiasega Peipsi ääres. Sain tõega tuttavaks ja... Tundus, et ta armastas sind. Õde oli selline jah. Ja seal, tegelikult oli väga tore, tegelikult mulle väga meeldis. Ikka on tore uute inimestega kohtuda. Aga muud väga midagi üritan need hinded siin praegu korda saada. Sama. Sest et vastama peab ikka, kas just korralikult, aga mingeid asju on vaata vastata ja siis tuleb tegelema hakata. No ma ei tea, mul on üldse see, et mul on õnneks on nagu niimoodi, et kõik hinded ei pea korras olema ainult kurshinded. Mul nagu tegelikult oli üldsegi see, et vaata, mul oli suht mitu vastamist siin, aga siis ma kirjutasin Kristjale ja siis ta ütles, et ainult kurshinded peavad korras olema, kui need on väljas, siis on kõik okei. Ja selles mõttes. Ja siis ma käisin ju vahepeal siin Jürksi rahvatantsurennis ja sest et neil tuleb siin suht üpris palju esinemisi mais ja 10. mai on juba esimene. No ma pean nüüd minema, neil on üks inimene kipsis jalaga. Ja 10. mai on esimene nii-öelda esinemine siis. Ja siis oligi lihtsalt, mulle meeldib ka see, et ma alguses mõtlesin, et ma panen enda rahvariided vaata. Natukene erinen, aga pole hullu midagi, on ju. Ja siis Jürks Jems kirjutas mulle, et peale esimest trenni, kui ma esimest korda läksin, siis küsis, et kuidas oli värki-särki vaata, et kas tuled järgmine kord jälle, siis ma ikka tulen on just ja siis on väga hästi, et ma siis muretsen sulle rahvariided ka. Ja siis ma mõtlesin, et okei. No eks sa muretse selles mõttes, mul on endal ka rahvariided olemas, aga Jaa. Väga põnev. Millest me rääkima hakkame siis?
tead, ma siin mõtlesin, et võiks küsimusi küsida üksteiselt. Ei, seda võib. Mulle sobib. On ju? Jaa. Et siis, ma siis alustan seda. No, alusta. Lase käiga. Nii. Mis meil siin esimene on? Mis on olnud sinu elu jooksul kõige suurim väljakutse? Kõige suurim väljakutse? Väga hea küsimus tegelikult. On ju? Me ei küsinud üksteiselt neid küsimusi igaks juhuks mainin ära, et see on nagu esimene kord, kui me kuuleme. Kas see on nagu mingi kindla teemaga, kas nagu üleüldse nagu kogu elu või nagu? Üleüldse kogu elu. Mis on nagu kõige suurem väljakutse sinu jaoks olnud? Ma ei tea. Ma ei taha öelda, et otseselt nagu on nagu kindlasti mingeid asju, mis on rasked, vaata, tuleb rohkem keskenduda ja nagu reaalsetki võtta ennast kokku ja teha. Aga need ei ole sellised ülemäära rasked asjad. Et ma olen ikkagi nagu kõigega hakkama saanud. Et nagu, ma ei tea, nagu ei ole väga. Mul endal ei ole ka midagi ette. Ma ütleks nagu, et kui peaks valima, siis pigem nagu ongi mingi, ma ei tea, nagu kooli lõpetamised just. Nagu eksamid asjad vaata. Ja. No see ongi nagu, tuleb lõpuks ennast üle mingi aastate kokku võtta ja siis reaalselt midagi korda saata. Jah. Sest et 10. klassis jäi mina suvetööle ju. Hinnete pärast, aga siis Jürks aitas mind nagu sellega välja. Õnneks. Okei. Mis sind praegu kõige rohkem inspireerib? Ma ütleks, et nagu sõbrad ümberringi, sest et nagu, no vaata, ma tulin just nagu gümnaasiumi, vaata, ma olen 10. Ja siis ongi sellega on kaasa tulnud kõik uued sõbrad täiesti nagu eri kohtades. Mulle meeldib see, et meie klass on selline ka, et ei ole ainult mingi Pärnu linnas siit kuskilt koolidest tulnud või midagi, vaid ongi üle maakonna. No Grete on üldse kuskilt sealt Märjamaalt kuskilt kaugelt. Et ongi nii erinevad inimesed kokku tulnud ja siis nad nagu annavad sulle nagu asjade kohta erinevaid nagu vaatenurki, vaatepilte, kuidas asju teha, mis iganes. Et nagu sealt tuleb väga palju tegelikult sellist, ongi inspiratsiooni. Sest meil on tegelikult üldse oli see, et enamus meie klassist on nagu Pärnust ikkagi. Aga meil ongi vist 2 inimest, kes on nagu kaugemalt. Üks on Madis, kes on Kihnust ja teine on Mattias, kes on Peipsiäärest. Et nagu, ma ütleks ka nagu üpris sama, et kõik mingi sõbrad ja kõik nagu, kes reaalselt sinu eest hoolivad ja kes veedavad sinuga aega ja kes leiavad selle aja, et sinuga nagu rääkida ja suhelda. No see on see ka, et need on kõik ühevanused inimesed koos, vaata. Kes tegelikult teevadki, on elus hetkel nagu samas punktis, et peavad samu asju tegema. Ja siis kõigil on nii erinevad vaatenurgad, et on nagu toredam, endal ka mugavam ja selline. Joo. Nõustun. Millised on 3 õppetundi, mida sa sooviksid edasi anda? Ma küsin nüüd sügavaid küsimusi praegu. Aga läheb leebemaks, ärge muretsege. 3 õppetundi või? Jaa. Mida ma edasi annaksin kellelegi või? Mida sa ise oled õppinud ja mida soovid teistele edasi anda? Mõtle enne, kui teed. Tõsi? Sellega seoses ma rääkisin sulle eile, et Jaa. Mul on ühesõnaga, mul on laua peal on need meigilambid, vaata need suured, vaata need, mis 2 niimoodi, üks on ühel pool lauda, teine on teisel pool. Ja siis ma ei viitsi kogu aeg nagu lülitusi nagu sisse lülitada, sisse-välja. Ja siis mul on need lambid nagu niimoodi lihtsalt välja keeratud, et kui ma tahan nagu valgust saada, siis ma keeran selle lampi mingi natuke edasi ja siis see lamp läheb tööle, vaata. Ja siis selle ühe nagu lambi kohal ripub üks kaelakee mul. Ja siis ma mõtlesin, et nagu, okei, ma proovin seda, siis vaata, ma tahtsin kaela proovida seda. Ja siis ma hakkan niimoodi võtma käega katsun ja siis tuleb mingi räige sutsakas käib ära, ma sain nagu räigelt särtsu. Ja ma mõtlesin, et nagu issand appikene, mis nüüd saab, kuidas ma selle ära saan sealt. Ja siis ma mõtlesin, et nagu, ega ühes korras ei piisanud. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma võtan kõrre. See kõrs oli metallist muidugi. Võtsin selle metallist kõrre ja siis mõtlesin, et selle
selle kõrrega nagu tõstan sealt, vaata, siis ma saan ära selle. Aga nagu see on ju metallist ja siis ma sain veel ühe surraka sealt. Ega sellest korrast ka ei piisa, ma panin selle lambi kinni. Aga siis ma pidin muidugi nagu uuesti proovima. Ega see elekter sealt kuhugi ära ei kadunud. Ja siis panin, no mul oli jalg veel oli nagu prügikasti peal, ma hoidsin jalga prügikasti peal, see oli ka metallist. Ja siis ma nagu proovisin uuesti ja siis ma sain surtsaka ja siis see läks nagu üle keha jalga välja niimoodi, ma sain jalga ka mingi surtsaka lihtsalt täie rauaga ja ma sain 3 korda särtsu lihtsalt. See on väga hea näide, mida tuua õppetunnile. Mõtle enne, kui teed. Ma siis ei mõelnud. See surtsakas lülitas siin peas midagi välja lihtsalt. Mingi lambi pirn vist põles läbi siin nagu ma mõtlen ka. Muidu on see, et läheb tööle, seekord lülitus välja. Teine õppetund. Ära jäta asju viimasele minutile. Ära jäta asju viimasele minutile. Seda õppisime meie mõlemad selle podcastiga. Meil oli see esimene, noh, nagu te kõik teate, siis meie esimene episood jäi päev hiljaks. Ja see oli ka sellel põhjusel, et me ise ajastasime terve selle episoodi minu podcasti nii valesti. Meil oli tehnilised viperdused sellega, et minul oli see podcast edititud nagu lõikamise poolest, aga siis oli Ine mõtles, et võiks nagu teha panna mingid tekstid asjad juurde, et oleks natukene nagu nii-öelda koomilisem siis. Jah, midagi nagu, kas või ei oleks lihtsalt see, et sul tuleb terve see pikk jutt sinna, vaid vahepeal kas või midagigi vaata. Ja vaadata nagu üle ka, et kuidas on. Ja siis lõpuks oli see, et see jäi meil nii viimasele minutile, et Aliinel ei olnud võimalik seda podcasti enda telosse kuidagi saada. Joo, see oli nii õige. Sellepärast, et ma saatsin selle Gmailile, mõtlesin, et davai, käib kah, on ju, saab kõik tehtud. Ei saa. Ei saa, sest et see ei laadinud tal alla ja ma ei tea, mis värk tal sellega oli. Ja siis järgmine päev ma ütlen Aliinele, ma lähen kooli. Ma pidin kooli niikuinii minema, aga ma läksin kooli. Ja siis Aliine tuleb mulle vastu, ma olen nagu, et davai, anna enda telefon, vaata, et annan selle video sulle ära. Aliine paneb, oota, kuula mind nüüd ära. No see öösel tuli, ma ei tea, mis see tegi, aga ma ärkasin hommikul üles ja siis ma vaatasin galeriisse ja siis järsku oli see, ma eelmisel õhtul vaatasin kõik kohad üle, seda ei olnud mitte kuskil ja siis ma ärkan hommikul üles ja lambist on seal, ma olen nagu davai. Ta ütleb mulle, oota, mul on tegelikult see podcast olemas, ma olen nagu, Aliine, kas sa teed nalja mulle praegu või? Ja siis ta seletas ära, et see oli öösel tulnud siis, kui ta magas, et ta oli selle öö jooksul oli tal kuidagi ära laadinud. Ma ei tea, kuidas. Ja nüüd jah, on nagu pigem see, et nüüd me nagu teame, kuidas nagu Ise ka õpime. Ise ka õpime, aga tegelikult see on hea asi. Sest et nagu see on täitsa pulli pärast meil siin tehtud ju. No, kolmandat ma isegi ei tea, mida öelda. Ma ütleks kolmandale, et proovi kõike. Ära karda proovida. Ära kõhkle. Kui sa tahad proovida midagi, siis proovi, sellepärast, et elu on niigi lühike tegelikult. Vaadates tervet seda maailma olukorda mingi sõdade ja asjadega, siis me eales ei tea, millal meie nagu elu võib lõppeda. Et ära kõhkle, lihtsalt proovi. Lihtsalt proovi. Ja kui saad mingi õppetunni sellest, siis saad ja õpid sellest. Aga enamus ajast, kui sa proovid midagi, siis ikkagi lõpeb hästi. Mis sind praegu kõige rohkem rõõmustab? See kool saab läbi. Esimene aasta alles. 2 aastat on veel. Mul on nii suve, aga minu saab kool läbi. Mul on suva, aga suvevaheaeg tuleb. Okay, mul saab puhata. Aus. Ongi nagu see, et praegu on raske ja kõik tuleb pingutada, aga see on väärt seda. See pinge lihtsalt langeb ära. See on väärt seda, sest et see vaheaeg tuleb ja sa saab puhata ja teha asju. Ma tegin enda esimese avalduse ära. Ülikooli. Kuhu? Tegin Tallinna Tehnikakõrgkooli, tegin rakendusarhitektuuri erialale avalduse ära, sest seal on ainult sisseastumiskatsed, aga EKAs on vaata see, et seal on vaja mul portfooliot ja portfoolioga ma tegelen kas homme või mingi muu aeg. Jah, normaalne. Kui saaksid ajast tagasi minna, mida endale 5 aastat tagasi ütleksid? 5 aastat tagasi ma olin 12. Meil 13. 12, mis klass ma olin siis? See on mingi 7. klass minu arvates. 5 aastat tagasi. 6. 6. 6. kevad. Mis ma teistmoodi teeksin siis või?
või mõtlemisviis üldse. Ära käi teistele nii palju pinda. Nagu reaalselt. Aus. Ära käi teistele pinda nii palju. Sa ei ole maailma, nagu sa ei ole kõige tähtsam siin, kõik ei keerle sinu ümber. Eks ju. Päriselt, kõik ei keerle sinu ümber. Sellega ma isegi nõustun. Mhm. Kui saaksid õhtustada ükskõik kellega, elus või surnud, kellega sa oleks? Ükskõik kellega. Ma ei tea. Ma tõesti ei tea. Ma proovin ka hetkel mõelda. Nagu... Vana-vanaemaga tegelikult. Ma tõesti ei tea. Vana-vanaemaga ma isegi õhtustaks. Ma tahaks teada, mis ta nagu üldse nagu arvas minust vaata. Ma ei tea, ma ei oska niimoodi mõelda. Minu jaoks ei ole kedagi sellist erilist. Kõik on ikkagi inimesed omamoodi. No selles mõttes küll, jah. Iga inimesega kui võimalik. Jah. Kus sa näed ennast 5-10 aasta pärast? Õppimas midagi. Koolis või siis ongi nagu, õppimas midagi. Sest et 3 aasta pärast, vaata ma, 2 aasta pärast nüüd põhimõtteliselt lõpetan. Ja siis sealt edasi veel õppima. Ilmselt õppima ja proovimas oma elu kuidagi püsti saada. Okei, aus. Et ongi, et õpid kuskil, samal ajal üritad omal mingit elamist luua kuskil, midagi välja luua, tööd otsida, mis iganes, nagu kõike lihtsalt nagu kokku tuua lõpuks. Okei. Kui oleks 1 aasta, kui sa oleks hiljem tulnud, siis seda podcasti ei oleks praegu. Jah. Just saying. Või tegelikult võib-olla isegi oleks. Rahvatantsuga oleks mingil viisil ikka kohtunud, aga... Võib-olla. Võimalik. Tegelikult iseenesest oleks küll, sest et kui sa oleks alles järka aasta tulnud ja mind ei oleks olnud, siis ma oleks props nagu tantsu peal ikka mingit tulnud teil külla sinna seega. Aga see on jälle see, et kas ma oleks suhtuma hakanud niimoodi. Ma ei usu. Praegu on see vaata, et ongi ühised sõbrad ja kõik see, siis sealt edasi hakkab pihta. Jah. No sinu kord. Minu korda? Jah. Hakkab lõutsema nüüd. Kendra. Milline laul iseloomustab sinu tänast päeva? Minu tänast päeva? Jah. Vot see on nagu selline veits keerulisem juba. Ma ütleks, et Curly Stringsi Maailm heliseb laul. See on nagu esimene, mis nagu seondub mul selle päevaga. Mis on parim nõuanne, mille oled kunagi saanud? Ma ütleks, et ole sina ise, et nagu tegelikult on nii savi, mida teised sinust arvavad. Sa nagu tead enda keha kõige paremini ja sa tead ennast kõige paremini ja see on nagu, sa ei tohiks nii-öelda, kuidas ma ütlen, sa ei tohiks nagu keskenduda sellele ainult, et mida teised ütlevad. Sest et mul on nagu suht tihti olnud see olukord, et kui minust nagu on räägitud mingit kuulujutte, siis ma olen reageerinud, nad on mulle sellest just rääkinud, siis ma olen sellise näo otsa teinud, et mul on samamoodi. Mina tegin seda või? Mida? Ongi see, et mis asja, räägi edasi, ma tahan ka teada, mis ma tegin. Mis siin tuleb, vaata, ma olen täitsa huvitatud nüüd, vaata. Et see on nagu pigem see, et ole sina ise lihtsalt, nagu suva see, mida teised räägivad sellest, see ei peaks sind mõjutama nii palju. Või sa võid nagu vahest ikka kuulata, kui sa nagu reaalselt arvad, et see on nagu oluline, aga ära lase sellel nagu mõjutada enda elu või mõtteviisi. Millist unistust sa täita tahaksid? Tunnistust? Unistust. Unistust. Vot see on keeruline, sest mul on neid paar tükki.
aga selline, mida sa tunned, et kui sa selle ära teed, siis tegelikult sinu jaoks kõik on nagu olemas. Ma ütleks, et nagu minu elu on completed siis, kui ma maksan tagasi enda vanavanematele ja vanematele kõik raha, mis ma olen nende käest küsinud. Ehk siis, kui ma olen tulevikus ikkagi proovin nagu üpris edukaks saada ja mul on võimalus maksta enda isale kõige rohkem, isalt ma olen kõige rohkem raha küsinud ja vanavanematelt ka. Et just nagu vanematele ja vanavanematele kõik raha tagasi maksta, mis ma neile alles küsin. Siis mu life on completed. Aga seal on nagu teised asjad ka mingi, et ma ei tea, unistuse auto ostmine ja unistuse kodu tegemine ja nii edasi. Lapsepõlve kõige piinlikum hetk. Ma beebina, sa võib-olla isegi tead seda, aga ma beebina tegin niimoodi, et kui mul oli lutt veel, siis ma olin, mu vanaisa hästi tihti kiusas mind sellega. Kui mu vanaisa ütles mulle, et võta lutt suust ära hästi kiiresti, siis ma võtsin kiiresti suust ära ja siis mu keel jäi ka nagu niimoodi välja. Ja siis ta ütles, et palun suu tagasi, siis ma võin kiiresti tagasi ja ta niimoodi kiusas mind sellega, ta ütles mulle kogu aeg, et võta ära, pane tagasi, võta ära, pane tagasi. Ja ma tegin niimoodi kogu aeg lihtsalt ja siis lõpuks ma nagu vaatasime ka mingi vanaema sünnipäeval, vaatasime neid videoid, vaatasin ka, et no päris tõsiselt nagu, mis asi ma olin. Normaalne. Kui sa oleksid oma isa ühe päeva, nii, siis mis oleks esimene asi, mis on nagu nii-öelda, et sa kujutad ette, et sa oled oma isa, mis on esimene asi, mida nagu sa ütleksid nagu nüüd siis nii-öelda sinule, oma tütrele? Issand jumal, oota nüüd. Või mis sa teeksid või kui ta tuleks küsima midagi või mida sa nagu ütleks, kas mingi õppetund või mingi lause või midagi? Issand jumal. Nagu kõige esimene, mis mul pähe tuleks, on see, et nagu tegelikult, ma ei tea, ma ütleks isegi, et seesama, et ole sina ise. Või siis see, et nagu ära, kuidas ma ütlen, et keskendu ainult sellele, mida sina soovid, mitte seda, mida teised tahavad, et sa teeks. Et nagu keskendu sellele, et mida sina näiteks, et mida sina enda juures ootad, et sa nagu tahad muuta näiteks, et tahad juukseid värvida ja nii edasi, aga teised ütlevad sulle, et ei, see juuksevärv ei sobi sulle, vaata, siis tee seda ikka. See on jällegi see, et sa õpid sellest. Kui see ei sobi sulle, siis sa saad ju alati tegelikult juuksevärvi tagasi nagu vahetada. Ja ongi nagu see, et ära keskendu lihtsalt sellele, mida sina tahad ja mida sina soovid ja nii edasi. Mine oma rada pidi. Jah. Väga nunnu. Sellele või selle eluasjale vaata, et mis oleks üks asi, mida ma teeks. Et mu elu oleks nagu complete nii-öelda siis. Üks asi veel, mis ma teeks, oleks, et ma maksaks enda papsil laenud ära. Sest tal on suht suur laen praegu ja ma tahaks selle ära maksta. Kunagi vähemalt. Äge. Mis hirmudega oled pidanud silmitsi seisma ja kuidas oled neist üle saanud? Kas see on nagu foobiate mõtles või? No hirmud, mida sa kardad? Ma ei ole mitte üheski hirmust üle saanud. Või nagu ma ütleks, see läheb nüüd väga sügavale, aga ma ütleks, et surm. Ja põhjus, miks ma selle toon, ma siis toon väikse kontekstiga siia. Mina olen enda elu jooksul võib-olla mingi 1-2 aastase nagu vahega olen saanud 2 korda kokku surma, peaaegu.
ja see on olnud selle mõttega, et ükskord oli niimoodi, et siis kui mu emps, põhimõtteliselt minu paps ja emps on nagu vahetanud kohti, vaata. Kui nad läksid, minu vanemad on lahus ja põhimõtteliselt ma elasin alguses enda empsi kaudrus ja mul oli öösel niimoodi, et ma olin maganud ja mul oli hing full kinni. Ma ei saanud hingata, ma ei saanud mitte midagi teha, mul oli hing täiesti kinni ja ma ei saanud karjuda ka minu appi, vaata. Aga ma nagu suutsin kuidagi nagu selle nii-öelda nagu selle nagu väikse nagu kilju nagu välja saada, nii et emps kuulis elutoas seda. Ja siis ta oli ka nagu, et mis sul on, vaata, mis sul on, ja siis ta jooksis ülesse ja mul oli mingi 5 minutit, ma olin lihtsalt niimoodi, et mul oli hing kinni. Ja siis emps oli helistanud papsile ka, paps tuli kohale, siis ma tegin seda nagu see auru asi, vaata, mis see on. Siis ma tegin seda ja see natukene aitas, mul nagu läks paremaks ja siis paps kraavis, mul oli ka mingi 30 midagi palavik. Et see on nagu üks asi, sest et reaalselt ma kartsin, et nagu kui ma ei oleks üles ärkanud, ma oleks surnud praegu props. Või siis ma oleks lihtsalt nagu igastahes ma oleks nagu haiglasse sattunud, aga sinna ma õnneks ei läinud. Teine kord oli see, et ma olin Soomes emsi ja siis peretuttavatega, minu emsi tuttavatega tähistasime jõule minu arust. Ja ma jäin haigeks Soomes, nii et mul olid mandlid täiesti paistes ja mul oli samamoodi, mul oli kurk täiesti valus, mul oli nina kinni, igast asju oli mul seal, mul oli mingi 40 palavik ka minu arust. Ja mul oli see, et see ei olnud otseselt nagu, tegelikult see ei ole, ma ei saa seda nii-öelda surmaks nimetada, aga see oli ikkagi asi, mis nagu veits pani mind mõtlema, et kas nüüd on kõik või. Sest et me olime Põhja-Soomes ka veel, me ei olnud kuskil Helsingis või midagi, me olime reaalselt nagu põhjas, me olime Lapimaa juures. Ja ma nagu mõtlesin ka terve see reis, et mis ma teen, et ma olen mitu tuhat kilomeetrit eemal kodust. Ma ei ole isegi kodus praegu, mul on nii nagu halb olla, vaata. Ma nagu, mis nüüd saab, onju? Ja lõpuks oli ikkagi see, et ma nagu kannatasin ära selle imekombel. Ma ikka sõin ka seal imesin neid tablette seal ja võtsin igast X ravimeid, mis mulle seal anti. Ja ma ei saanud nagu mitte midagi süüa ka väga. Ja siis ma olin ka nagu rabelisin ka öösel hästi palju, märkasin, ma vaatasin enda kella, ma vaatasin, et iga mingi tunni aja tagant märkasin ülesse. Isegi võib-olla vähem. Et jah. Et see on nagu kindlasti on nagu hullemaid olukordi, kuidas sa saad nagu ära surra, vaata. Et mingi nendest jääb lihtsalt mingi mälestus ikkagi, vaata. Jah. Aga see on jah nagu kõige hirmsam asi, ma ütleks, mis ma nagu olen pidanud läbi elama. Ja see mõtteviis oli ka lõpuks mul selline, et selles mõttes mul on tegelikult ju inimesed ümber. Ma ei olnud üksi. Mul olid inimesed ümber, kes olid alati nõus mind aitama ja edasi nii palju kui võimalik vähemalt. Ei ole hullu. Me läheme väga sügavaks. See podcast on väga sügav. Vaata nüüd. Nüüd me küsime siia lõppu korra. Nüüd tuleb viimane küsimus sulle. Okei, tegelikult. Kas sul on mingi selline nagu rituaal nii-öelda või mingi asi, mida sa teed näiteks enne esinemist või mingit sellist sündmust, kas on näiteks mingi, ma ei tea, vastuvõtt kuhugi või midagi sellist, mingi vestlus, üleüldse esinemine, kõik see, vaata, et mida sa teed enne seda, mingi kindel asi. Et nagu rahustada ennast. Jah. Mul nagu kindlat ei ole, aga mul on hästi tihti see, et mul on harjumuseks saanud nüüd see, et ma olen enne esinemise asju, ma olen hakkan nagu, üks asi on see, et võtad läbi terve kava, vaata, kui mingi esinemine asi, näiteks rahvatantsuga veel. Või siis teine asi, mis mind rahustab üli palju, on see, kui ma mul on telefonis üks video, mis nii-öelda kajastab minu lapsepõlve. Ja siis, kui ma panen selle endal kõrvakates käima, siis see nagu, see ajab mind natukene nutma, aga see rahustab mind maha. Ja see on nagu üks harjumus, mis mul on, see on see harjumuse küsimus ka, mis sa küsisid mult enne. Et üks harjumus ongi see, et ma olengi hakanud enda nagu lapsepõlve rohkem nagu vaatama.
sest et see toob mulle nagu rahu. Ma saan nagu vaadata rahulikult, kuidas mul oligi nagu väikse lapsena, mul oli nagu tegelikult hästi lõbus, vaata. Ja siis see nagu veits nagu mõtleb, et kuule, et nagu sa olid väiksem, jumala pull vana ju, mingid tegid kõike, mis vähegi ette sai tulla ja tegid ära selle jumala puhtalt. Et see on nagu üks asi. Ma hakkasin mõtlema, et millest me siis täpsemalt räägime, täpsemalt järgmised korrad. Mis need teemad on, millest me järgmistel kordadel räägime? Peamised. See on väga hea küsimus. Me oleme arutanud ka sellel teemal. Et mingi mõte oli, vaata, et hakkaks kas või, me ei tea küll, kui kasulik see on, kui paljud seda tahavad, te võite pärast öelda, kas te soovite reaalselt seda, et hakkakski rääkima sellest näiteks põhikooli lõpetajatele ja gümnalõpetajatele, et mis võimalused edasiõppimiseks on, kuhu minna, kuidas selle stressiga toime tulla. Loomulikult me teeme nagu enda research'i ka enne, me ei hakka nagu enda puhta enda nagu asja rääkima, vaid me teeme reaalselt research'i ära ja siis me räägime selle põhjal teile. Kas või paneme mingisugused nagu nii-öelda nagu keskkonnad nagu teile kuhugi, et saate reaalselt nagu minna vaatama, sest praegu ongi väga palju gümnalõpetajaid ja põhikooli lõpetajaid. Et reaalselt nagu andagi nõu, mida teha, mida selleks vaja on, et edasi õppima minna kuhugi ja kõik see vaata. Et midagi sellist. Ma arvan, et tegelikult väga paljudele meeldiks isegi. See oleks kasuks, vaata, sest et ongi see, et sa tegelikult ei oska nii väga nagu otsida, sest et ma just lõpetasin põhikooli ja tegelikult ongi see, et sa ei oska väga mõelda, kuhu ma saaksin edasi minna, mis võimalused on. Davai. Nagu alati. Fork paneb järgi. Et ongi, et tahad kuhugi minna, aga siis on jälle see, et kui mingis teises linnas äkki, kus ma nüüd siis elan seal või midagi, kõik selleks vajalik lihtsalt välja otsida. See on nagu pigem, nende teemadega ongi see, et pigem nagu me sooviks just nagu teie tagasiside, mis te soovite kuulda, sest et meie isiklikult ju ei tea, mida te soovite kuulda ja lõpuks võibki olla see, et see podcast prugib teie jaoks väga igav olla ja siis me lihtsalt räägime mingit suva jura sinna sisse, et nagu just olekski kasulik see Q&A, mis ma tegin sinna, see ka tegelikult ei toonud mitte midagi meile. Et tegelikult võiks jumala suva see, kas on teie jaoks huvitavad või mis te arvate, mida teised nendest teemadest arvavad. Peaasi, et see on see, et mida te ise tahate kuulda. Et panetegi kirja, me toomegi selle teema sisse ja räägime sellest. Et kas te soovite just nagu ongi näiteks selliseid podcast'e näha, kus me nagu räägime iseendast ja küsime üksteiseid küsimusi ja räägime nagu enda taustast ja nii edasi. Et loomulikult võib-olla esimestel episoodidel meil ongi nagu see, et me räägimegi, tutvustame veits rohkem iseennast ja räägime enda taustast, aga lihtsalt ongi tuleviku mõttes sellepärast, et nagu see podcast on ikkagi mõeldud nagu pikaajaliseks nagu projektiks, mitte nagu see, et nagu lühiajaliselt jääb see meil. Et lihtsalt ongi et nagu julgelt võite meile kirjutada Instagrami ja me vaatame kõik nagu sõnumid läbi. Piire ei ole, pange hullu reaalselt. Jah, et nagu selles mõttes te võite kirjutada kõik, mida te soovite kuulda ja siis näiteks ongi, ma ei tea, autokooliga seoses, sest mul on nagu load olemas, on ju. Ja mina hakkan tegema nüüd suvel. Just, et nagu me saame nagu veits nagu rääkida sellest, ma saan rääkida rohkem detailsemalt sellest protsessist, aga lihtsalt nagu ongi see, et oleks nagu väga, me ise oleks väga tänulikud, kui te nagu annaksite meile teada, mis te nagu täpsemalt soovite kuulda. Igasugune tagasiside on väga teretulnud. Ja üldse edasised mõtted ka, et mida täpsemalt teha võiks. Meil endal ka lihtsam natuke. Eks ole. Absoluutselt. Või kui te tahategi lihtsalt teada mingit sellest podcastist üldse, et kus see mõte tuli või kus see nagu meie arust läheb või nii edasi. Et midagi sellist. Agendre teab mis? Rahvatants hakkab! Rahvatants hakkab! 20 minuti pärast. Nii tore. Ja minul ei ole partnerit. Minu partner otsustas matemaatikat õppima minna koju samal ajal, kui mina õpin autos matemaatikat ja tema läheb koju õppima. Ja tema põhjus oli see, et ma oskan funktsioone. Funktsioon on nagu 0,5% sellest eksamist. See ei ole terve eksam. Kuule, vaata positiivselt, ta ükskord elus tahab õppida lõpuks.
jah, see on ainuke ja see on ainuke asi. See on ainuke asi. Ainuke kord, kus ta elus hakkab õppima. Midagigi. Ma sain teada, et mul on 6. mai on suudin ikka eksam. 9.30. Seda ma teadsin ammu juba. Sa nägid paberit, aga ma ütlesin neile seda. See on tõre. Ma tean nagu neid asju, millal, mis on. Mattias sai mingi täna teada, et tal on homme proovieksam. Ma olen mingi ma teadsin ammu seda juba. Oota, aga meil on reedel on 1-3 trenn. Jah. Meil on kool samal päeval ju või? Ei ole. See nädal on 3 päeva. Ja siis, mis see oli? Esimesel on mingi riigipüha ja teisel on kodusõppepäev. Okei, siis see teeb loogikat. Kas te saate aru, et minu nädalavahetus näeb välja selline, et ma lähen reedel on rahvandustrenn, siis 3. ma lähen Paidesse. Miks sa Paidesse lähed? Kollitantsu lõppkontsert on. Ja siis 4. mul on proov Jürksi grupiga. 12. ma ei tea, mis kellani. Ja siis 5. on mul eksam. Nauti. Nii. Sulle tapterit on? Ei. Kahju. Siis ma saan Gretel peksa. Miks? Gretel tahtis laadiat. Mul juhe Anna tapterit ei ole anda. Saab hakkama. Mulle tapterit ei ole. Ja mul peaks Tallinna reisi ka mingi ära tegema. Jaa. Oota, kas sa ei taha kontsasid panna siis või? Vaata, see on see, et ma võin kontsad panna, sest tegelikult mul on kontsad olemas. Mul on EMS-i käes minu vanad kontsad, põhikooli kontsad. Aga lihtsalt mul oleks endal mugavam olla tossudega. Sest ma rääkisin Gretele ka, et sa ei taha kontsasi panna. Grete oli kohe nagu, mis asja? Mis mõttes? Gümnaasiumi lõpetamine, sa ei pane kontsasid. Ja veel uhke kleidi paneb selga ja ta ei pane kontsasi või? Mis mõttes? Tead, me lähme nüüd poodidesse, hakkame Kendrale siit kontsasi otsima. Tead see, oi Kendra, ma otsin sulle kontsad, niimoodi lasi mulle. Ei, see on, ma räägin EMS-iga, sest tegelikult ma ise sooviksin ka panna kontsad tegelikult, sest aga lihtsalt ma ei taha lahtisid kontsasi panna. Sa saad ära vahetada vahepeal, kas või kui liiga hulluks lähed, viskab papud jalga ja, aga need võiksid liiga. Selles ongi asi. Näe, ma saatsin sulle sedele, vaata papud. Ei, ma neid küll ei pane. Need ei olnud papud, need olid sussid. Ei, need sussid oli ka, enne susse ma saatsin sulle papud. Jaa. No igastahes, mul on need kontsad tegelikult alles, vaid need ei ole kuhugi läinud. Seega ma saan öelda EMS-ile, et lõpetamiseks ma panen kontsad ja siis pärast panen nendele kas või nagu tossud jalgal. Absoluutselt. Kas me külalisi ka kutsume varsti endale siia või? Tegelikult võiks. Võite kas või teada anda, keda te külla tahate meile. Ärge muretsege, me saame kõik me saame siia külla. Okei, me päris nagu presidenti ei hakka kutsuma. Jääme piiridesse. Te võite nagu ma ei tea, kes teile nagu meeldib mingid Sevakin või keegi. Ma arvan, et nendega me saame ikka ennast võtta. Me ei luba mitte midagi. Kui Sevakin ei vasta, siis me kirjutame Kellile ja Kelli vastab. Ja siis vastab Sevakin. Aga jah, tegelikult nagu võiks isegi vaikselt mõelda külalisi siin ette. Enne seda teeme mingi 3 episoodi veel ja siis hakkame vaatama seda värki. Yes. Ja. Aga muidu oli väga tore sinuga. Oli jah. Ja tore. Ma lihtsalt igaks juhuks mainingi siia lõppu ära, et mul osad küsisid siin, et millal järgmine episood tuleb. Ma lihtsalt mainin ära, et kuna me teeme seda podcasti kooli kõrvalt mõlemad ja mul on eksamiperiood, siis meil ei ole kõige nagu kergem neid episoode nii kiiresti üles panna. Pluss rahvatantsuga on ka väga palju asju. Ja mul tuleb ka hästi palju esinemisi nüüd ja lihtsalt nagu teie teadmiseks, et me proovime postitada üle nädala. Ehk siis, kui me nüüd postitasime ära, siis meil tuleb nüüd järgmine nädal tuleb see podcast välja. Või et ei tule iga nädal, et on see 1 nädal vahel ja siis tuleb. Sest et see annab meile mõlemal aega editida ja seda asju üle vaadata ja siis see nagu, et teil endal oleks seda parem vaadata ja nagu nautida. Me ei jõua muidu filmida ka vaata, sest et praegu niigi oli seda aega veits raske leida. Vaata, et suba see, et mingid vabad päevad tulevad, sest et üldiselt need vabad päevad on ikkagi täis juba pandud asju, et midagi teha tuleb. Et siis ongi veits raske. Et jah, siis te nagu teate, et me proovime nagu üle nädala ikkagi postitada. Neljapäeviti nagu. Nüüd me reaalselt postitame neljapäeviti edaspidi. Ärge muretsege. Üritame, aga ärge muretsege. See tuleb hiljemalt neljapäevaks välja. Mitte see neljapäev. Mitte see neljapäev, mis nüüd
oota kuupäevadega palju lihtsam. See podcast tuleb välja 8. mail. 8. mai. Ja siis sellest järgmine tuleb. Ja siis sellest 22. 22, täpselt. Et nagu üle nädala toimub Täpselt. see väljapostitamine. Aga selle nagu vahenädala sees me... Issand, kui kole blond. See charge meil hakkab uuesti viit. See vahenädal, mis meil on seal, selle jooksul me mõtlesime, et me teeme nagu TikToki, Instagrami video, kus on nagu parimad momendid podcastist. Ja siis selle me proovime nagu selle vahenädala jooksul üles panna. Tõimalt mingit asja üles, vahepeal natuke pulli peab ka saama. Et see on, jah, me lihtsalt nagu vaatame, kuidas meile mõlemale sobilik on ja ajaliselt, kuidas meil nagu klapib see. Sa mulle Red Bulli tahad välja teha? Ei, me läksime Mattiasega, hessime, maksime müntides 11.40, seal olid peamised sendid olid 10-sendised. Ja siis ma andsin pihuga sellele müüja kassapidaja, kes iganes, ta on teenindaja. Andsin talle pihuga need sendid sinna kätte ja siis ta mingi, no vai, hakkame lugema. Ühesõnaga jah, aga väga hea purks oli. Väga nukrad ajad meil mõlemal, nagu ma aru saan. Üritab kuskilt kokku võtta midagi. Ja pluss ma hakkan maistööl veel käima, seega see veits ka mõjutab seda podcasti asja siin. Aga noh, me oleme endast parima. Jah, oli meeldiv. Oli meeldiv. Tšau, bakana. Näeme järgmises osas. Järgmises osas, täpselt. Yes. See oli siis 2 pead ja palju juttu. Adios!